tere, minu nimi on Kärt-Maalin ja olen imetamisnõustaja. Täna vaatame koos, kuidas käsitsi rinnapiima lüpsta. Käsitsi rinnapiima lüpsmine on manuaalne sõrmedega rinnapiima väljutamine rinnast. Käsitsi lüpsmine on oluline oskus igale emale. Eriti võib seda minna vaja sellel ajal, kui tekib teil piimapais, et leevendada rinnas seda raskustunnet. Mõnel emal võib juhtuda ka selline lugu, et ema ja laps on eraldi. Siis on oluline anda just seda enda emapiima lapsele ja selle esmaseks andmiseks sobib samuti see käsitsi lüpsmine väga hästi. Võib juhtuda ka selline lugu, et piima on vähem. Ja siis on käsitsi lüpsmine oluline oskus piima juurde tekitamiseks. Oluline on leida mõnus ja sobiv asend emale, et ema oleks lõõgastunud. Võib alustada ka sellega, et sa võtad emale mõnusa sooja joogi, tee ja see aitab ka kehal lõõgastuda. Kui tee on ära joodud, siis ole hea ja pese oma käed ja kuivata need. Kui sul on käed pestud, võid alustada rinnapiima sõõrutamisega. Sõõrutamiseks pane endale valmis puhas anum, kuhu siis rinnapiima koguda. Alustamiseks võta rind paljaks ja silita rinda nibu suunas piima paremaks väljumiseks rinnast. Seejärel käsitsi lüpmisega alustamiseks aseta pöial ja nimetissõrm 3 sentimeetri kaugusele nibust, nii et käest moodustub C-tähe kuju ja nibu jääb sõrmede vahelise sirgjoone keskele. Suru sõrmedega rinda rinnakorvi suunas. Vajuta rütmiliselt nibu suunas mitmeid kordi, vähemalt 6–8 korda. Kogu piimatilgad anumasse. Piima eritumine võib võtta aega, mõned minutid, seega varu kannatust. Mõne aja pärast muuda sõrmede asendit rinna tühjendamiseks ka teistest piimajuhadest. Välja lüpstud rinnapiima tuleb säilitada puhtas ja kinnises alumis. Tähtis on märkida peale väljalüpsmise kuupäev ja kellaaeg. Tavalises toatemperatuuris säilib rinnapiim kuni 6 tundi. Külmkapis säilib rinnapiim kuni 72 tundi ja sügavkülmikus saad säilitada rinnapiima kuni 3 kuud. Külmutatud rinnapiima ülessulatamiseks ole hea võtada sügavkülmikust välja, pane ta tavakülmikusse või siis toatemperatuuril külmaveevanni. Seal võiks aega minna ülessoojenemiseks kuskil 2–3 tundi, seega varu aega, enne kui soovid seda lapsele anda. Kui piim on üles sulanud, siis anna ta lapsele 2 tunni jooksul. Ülessulatamiseks ära kasuta mikrolaineahju ega pudelisoojendajat, kuna seal jaotub kuumus ebaühtlaselt. Enne rinnapiima andmist lapsele tuleb kontrollida selle soojust. Selleks pane piima oma käe seljale ja vaata, kas ta on piisavalt soe lapsele andmiseks. Kui vajad täiendavat tuge, siis pöördu imetamisnõustajate poole.